nii, Kaur. Laevad on tehtud, mis nüüd teeme? Lennukit. Õige mõte. Mul oli täpselt sama mõte. Vaata, laev ja lennuk hakkavad mõlemad L-tähega. Ja sellepärast oli 4. eneng, mis on L-tähega üle ene minu lemmikuna. Aga sellepärast, et lennukit tegema hakata, võtame nüüd kõigepealt pulga ja lõikame siit otsast tükki ära. Vaata, hoiad kinni ja tõmbad noaga. Alguses natukene nõrgemini, siis natukene kõvemini ja siis veel kõvemini ja siis veel kõvemini. Aga põhiline on see, et algustab nõrgemini, sest muidu läheb ja siis murrad hopstik. Nii, lase käia. Mina märgin ära nii kaua ühe meie pulga keskpoiga, sest sellest tuleb tiib, mille vaja 2 pikka tükki. Sellest tuleb lennuki kere, 2 lühikest tükki. Sellest tuleb stabilisaator ja see, mis ma praegu lõikan, sellest tuleb kiil. Siis on vaja ninatükki. Kuule, kas sa saad hakkama sellega, et sa lõikad siit ühe tüki maha? Proovi. Kuule, läheb. Äkki on vaja kitsama teraga nuga, no vaiba nuga ka. Sellest tuleb meil lennuki ninatükk. Ja siia tulevad külge siis need küljed. Aga ninatükk tuleb natukene külgede pealt lapikumaks lõigata, et oleks kuhu liimida. Ja kuule, siis hakkame liimima, kas kuum liim on soe? Väga hea. Pane siis siia liimi. Aitab. Nii, nüüd pane siia. Aitab. Nii. Ja nüüd pane siia ja siia. Kena. Ja paneme siia teise külje ka. Nüüd on meil siis selline lennuki kere koos kiiluga. Nojah, stabilisaator, nagu öeldud. Need väiksed tükid tulevad stabilisaatori poolteks. Üks tuleb ühele poole ja teine tuleb teisele. Pane nüüd siia liimi ja siis see tükk siia kinni. Väga hea. Kohe teeme seda sama asja teise küljega ka, aga see peab natukene ära jahtuma. Kuule, kui ilma tiivata ei ole küll lennuk. Tiiva paneme siia. Nõnda. Aga rattad peaks ka ikka panema, eks ole? Paneme nööbist rattad. Paneme siia külge. Kumma ennem paneme, rattad või tiiva? Kui ma rattan, siis neid on lihtsam panna. Täpselt õige. Nii, aga siis tuleb nüüd siia liimi panna. Ja siis ratas ülemise servaga siia. Ole lahke. Vaata, said nad ühe joone peale nüüd. Nii, ja nüüd tuleb siis panna siia liimi. Ja siis, vaata, ma tegin siia keskkoha märkimiseks väikse kriipsukese ja nüüd siis, kui sa seda siia peale paned, vaata, et see kriips jääb siia kenasti keskele, mitte siia või siia ja vaata, et see tiib oleks ka õiges asend. Okei. Minu arust on täitsa äge lennuk.